videolõunatund Nõmme raadios. Tere hea ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja, vaataja. Minu nimi on Kertu Luiske, see siin on Vabaduse hääl, saade järjekorra numbriga 132. Olla keegi ja olla see keegi õigel pool. Kuidas sa tead, kumb pool on õige? Päris tark oleks valida keegi, kelle järgi joonduda. Aga siin on üks konks. Neid, kelle järgi joonduda, kui ta on miskit massilist, mulle tundub, et neid ühest ja samast kohast meil ette visatakse. Teie maailmapilt on see, sul on need tekspidamised, nii. Teile see ja nüüd kõik, mis nad ütlevad, kiitke takka ja lage kaasa. See on siis see samune vali pool, on ju. Ja see toimub nii Ameerikas, kes nüüd Trumpis pettusid, siin on mitu nime läbi käinud, kes on juba nutikalt läbi mõeldud järgmised olema, kelle järgi rahvas saaks joonduda. Ja ka meil Eestiski. Siin on näiteks üks noormees, kes Facebookis jagab väga asjalikku infot. Tõesti, rahvas koondub ta ümber. Ja kui vaatad, mis erakonnast ta on, ega peavalu neid ei räägi sellest erakonnast, et mis tegelased seal on ja mis kombed neil on ja millega kõigega nad seotud on. Lihtsalt vaikselt mingi erakonda tulevast. Ma ei tea, vaikselt tuleb. Aga mis eesmärki ta kannab, mida ta sisaldab, keda ta sisaldab, pole oluline. Ja niimoodi meiega mängitakse, sest me tahame ju kuhugi kuuluda, mis on normaalne. Ja kui näiteks tänava küsitluste põhjal on see Venezuela, Iraan, mõelda, et ma tahan olla sellel tõe poolel. Ja siis kuulad neid tänava küsitlusi, mis tegelikult ei anna ülevaadet sellest, mis päriselt toimub, sest üldjuhul inimene on kallutatud. Ta ei ole adekvaatne, sest temani ei jõua adekvaatne info. On ta siis emma kummaleeri valija, poolehoidja ja sinna poole ta siis ongi kaldomadega ja täiega. Sest ega kui Eesti tänavatel küsida, kas siis vastab EKRE, Isamaa, Keskerakonna, Reformi, E200 valija. Ja siis me olemegi sellised, et mis siis päriselt toimub. Niisamuti ei saa me tänava küsitluste põhjal öelda, mis toimub Iraanis, Venezuelas, Ameerikas, Ukrainas, sest inimesed on valinud oma selle poole, kus nad tunnevad ennast mugavalt. Oma tõde üle vaadata, halloo, see on ebamugav. Ja Margus Lepasat Siller mulle huvitava mõtte. Mark Twain on öelnud, alati kui leiad end enamuse poolelt on aeg peatuda ja järele mõelda. Twain ei väida, et enamusel on alati vale. Ta ütleb midagi palju rahutuks tegevamat. Enamuse arvamus on seisund, mis paneb inimesi oma uskumuste kontrollimist lõpetama. Kui kõik su ümber on nõus, tekib mugavustunne. Ja see mugavus on Twaini silmis koht, kus iseseisev mõtlemine sureb. Twain jälgis läbi oma karjääri, kuidas rahvamassid suudavad täieliku enesekindlusega uskuda kohutavaid ja absurdseid asju. Ta nägi, et inimesed loobuvad sageli oma isiklikust moraalist, et sulanduda rühma. See tsitaat on diagnostiline tööriist. See õpetab meile, et tõde ei selgu hääletuse teel. Kui leiad end olukorrast, kus su arvamus ühtib täielikult massiga, on see hetk, mil pead endalt küsima. Kas see on minu järeldus või olen ma lihtsalt vooluga kaasa läinud? Ja kui sa vooluga kaasa ei lähi, siis sa võid saada igasugust silte ja nimesid ja sellest kõigest tuleb suuta üle olla. Minu siiras ja püsiv soovitus on see, jälgige, mis tundaga te lähete magama, mis tundaga te ärkate. Kui seal on midagi häirivat, siis juurige välja, mis asi see häiriv on. Ja see võib olla see samune, kuidas me elame päevas selles virvarris, segaduses, inforohkuses. Ei teagi, mis see õige on, sest igalt poolt tuleb infot peale. Need infod on omavahel sellises kohati täitsa nagu absurdses vastuolus. Aga sellises puhke ja rahu hetkes, mis on see, mis annab sulle rahu? Seal me tegelikult teeme ka vahet tõel ja hämamisel, sest seal on see meie puhas olemine. Ja vahepeal selles ilmas tunnistan, mul on päris üksildane tunne, sest kedagi, kellega saaksid rääkida niimoodi, et on täiesti üks mõistmine ja üks olemine. Ja siis ma saan aru, et meenub üks ütlus, et elu annabki meile vahepeal üksindust, et Jumal saaks meiega rääkida. Nii et mõnikord see üksindustunne on asi, mida ei tuleks mitte karta, vaid tänuga vastu võtta, seda emmata ja kuulata, mis sõnumid sealt siis läbi tulevad.
Ja üks asi, mis mind kurvaks teeb, on see, et meil endalgi vahepeal tunnistan, on see, et põgened selle info eest, mis sealt siis tuleb, sest see kuidagi läheb vastuollu enda senise pildiga. Me armastame endale ju lugusid rääkida, pildi millekski maalida. Ja siis, kui see jumalik allikas ennast avab ja meile hakkab sealt pärleid viskama, me ei taha neid pärleid alati kinni püüda, me hakkame nendest põgenema, põiklema. Üks viis on nutiseadmed ja ma täiesti teadlikult, et sellest nutineedusest üle olla, ongi need netipiirangud, ekraan, mustvalge. Ja kui siin on need inimesed, kes lähevad peavoolu kuidagi, ma ei teagi, mis see õige sõna on, peavoolu ajupesu ohvriks. Ja siis on need, kes me arvame, et me marudalt liigume sellel tõeteekonnal, sest meie uurime alternatiivkanaleid. Sinna alternatiivkanalitesse ka sokutatakse need, kes meid saaks ära konksutada. Et see asi ei ole nii must-valge parem-vasak. Sest kui vaadata mõnda alternatiivkanali tegelast, sa saad aru, et ta tegeleb energiakorjaga. Ta on kellelegi ennast maha müünud ja tema ülesanne on konksutada inimesi. Ja see ei ole see, et kõik ei olegi üksteise suhtes sümpaatsed. Asi ei ole sümpaatias, asi on lihtsalt selles vaistus. Sa saad aru, kui see inimene ei ole enam vaba. Ja ennast siis sättida sellele infovoole, mis see info võib kattuda 100% sinu infoga, aga kui see inimene, kes seda vahendab ja kelle kanalit sa siis selleks kasutad, ei ole tegelikult enam vaba, siis mingi hetk see hakkab ka sinu vabaduse külge, sest tekib selline energeetiline side. Ja selles plaanis ongi kahju, et need helged inimesed, just need nutikamuse ühiskonnast, kes mõtlevad ja kes ei lähe massiga kaasa, neil on seatud see nutineeduse lõks, et sa uurid ja uurid, aga kui samal ajal jääb oma elu elamata ja see, mida tegelikult tahaks see jumalik sinule aegalt öelda, kuulmata, sest sa oled mingis infovirvarris, see on tegelikult päris kurb. Ja meil tuleks sellest lõksust ka niimoodi kenasti välja ronida omadega. Ja rõõm on see, et siin-seal laste suhtes tehakse ikkagi neid otsuseid, et peale ei kasvaks inimesed, kellel puudub igasugune arusaam sellest, mida tähendab nutivaba elu. Siin oli innovaator.err.ee leheküljel uudis. Rootsi asus koolides nutiseadmeid paberõpikutega asendama. Haridusministeeriumi esindaja Joar Forsell selgitas ajakirjanikele, et kui lapsed loevad päris raamatuid ja kirjutavad paberile, suudavad nad teadmisi märksa tõhusamalt omandada. Rootsi valitsuse hinnangul tõestavad rahvusvahelised uuringud, et palju ekraaniaega kogenud õpilased jäävad oma oskustelt eakaaslastest maha. Ametniku sõnul püüabki valitsus ekraanidest seetõttu peaaegu täielikult vabaneda. Riik ei nõua juba möödunud aastast, et digivahendeid kasutaksid ka koolieelsetes asutustes õppivad lapsed. Samuti hakkab peagi koolides kehtima mobiiltelefonide keeld, mis laieneb isegi varem lubatud õppetegevustele. Ja mis meil Eestis toimub? Aita valida õpiäpile nimi. Lasteaia lapsed teevad tahvelarvutites neid, mis need on, arengutestid või vahet ei ole, mis nad on, aga tahvelarvutites, sest me oleme nii arenenud, nii digi. Aga meie aju on ikka see sama vana hea, kes tahaks just teistsugust dressuuri, teistsugust õpet. Aga kui eesmärk on need ajud siledaks teha ja peale toota kuulekat massi, siis palun väga. Ja me võime siin ju öelda, et et lapsed hoiame lapsed nutiseadmetest eemale. Et kui nad täiskasvanuks saavad, et las siis nüristavad. Sest reaalsus on see, et isegi kui sa selle lapse ja ära päästad, ka täiskasvanuna on võimalik oma ajukesele väga palju liiga teha selle nuti-pluti värgiga. Ja siin on hea paralleel sellega, kuidas suitsetada ja alkoholi tarbida võib 18. eluaastast. Siis on okei. Enne seda ei tohi. Kui me ei anna oma lastele, lemmikloomadele, toataimedele alkoholi, miks see täiskasvanud inimene ise ennast mürgitab? See on ka minu jaoks jälle üks lõks, mis meil on maha müüdud. Et õhtul pokaalike veini ja mis tunne sul hommikul on. Tegelikult kehal on öösel kriis olnud sellest. Vaadake, mis kvaliteediga veini poes müüakse. Või saunas õllet ja nii edasi. Mingid mallid, mis me oleme vastu võtnud, uskuma jäänud ja niimoodi ennast mürgitame ja tõmbistame. Ja veel enam, narkootikumid on paha. Aga kui vaimse tervise spetsialist sulle need kirjutab kas või maast madalast, siis on need väga head. Siis olla igapäevaselt narkojoobes on okei. Ma ei ole ju mingi vaimse tervise spetsialist, mida mina aga tean.
Aga kui need samused asjad, mille kohta öeldakse, et ta on muidu suitsiidne, seal on kirjas, et põhjustab suitsiidsust, kalduvust suitsiidile. Ma ei tea. Äkki meiega mängitakse mingit väga haiget mängu. Makroskoop 22. aprill. Sotsiaalmeedia hiidudelt mõisteti välja 6 miljonit kasutaja vaimse tervise kahjustamise eest. Märtsi lõpus mõistis Los Angelese ülemkohus märgilise tähtsusega kohtuasjas IT-hiidudelt Google'ilt ja Metalt kokku 6 miljonit dollarit kahjutasu 20-aastase Keili kasuks, kes langes 6-aastaselt sotsiaalmeedia sõltuvusse, mis võõrandas nooruki tema perest. Kohus otsustas, et Meta ja Google on neile kuuluvate Facebooki, Instagrami ja WhatsAppi ning YouTube'i toimimise aluseid reguleerides tegutsenud pahatahtlikult, survestavalt ja petturlikult, tekitades kahju laste ning noorte inimeste vaimsele tervisele. Süüdimõistev otsus langetati päev pärast seda, kui New Mexico kohus leidis eraldiseisvas juhtumis, et Meta on süüdi lastele seksuaalse iseloomuga sisu näitamises ning seksuaalkurjategijatega kontakti viimises. Ja kui meil oli siin mõni aeg tagasi, nüüd mõtlen ikka aastaid tagasi vist, juhus, kus Varro Vooglaid võitles Riigikogus selle eest, et lapsi kaitsta pornograafia eest, kes seal kõik olid nimekirjas, kelle arust on täiesti okei, et lastel on ligipääs pornograafiale. Ja siin võib öelda, et ma ei tea, see on äkki mingi seksuaalhariduse selline moodne vorm, et lapsed vaatavad mingeid täiesti võikaid asju, mis nende sellise närvisüsteemi ja kontakti loomulikkusega täiesti lõhuvad. Ja ma täitsa loen need nimed teile ette kohe. Kes meil olid siin need? Nii. Kohe mõtsin välja. Ettepanekul, et valitsus rakendaks tõhusaid meetmeid alaealiste kaitsmiseks kokkupuudete eest pornograafiaga, nagu seadus seda nõuab, hääletasid vastu järgmised 34 Riigikogu liiget. Sotsid Jaak Aab, Anti lastesõbralik Linn Allas, Andre Hanimägi, Raimond Kaljulaid, Madis Kallas, Tiit Maran, Reili Rand, Reformierakonnast Anneli Isamaal polnud mulle tööd anda ja läksin Reformierakonda Akkermann, Anti lastesõbralik Linn Haugas, Karmen süstime kõik lapsed ära ka siis, kui vanem on vastu Joller, Maria Jufereva-Skuratovski, Maarja Kadastik, Mait Klaassen, Erik Niiles, Relvaäri Kross, Urmas Kruuse, Katrin Kuusemäe, Kalle Laanet, Eero Merilind, Õnne Villak, Mati Raidma, Valdo Randpere, Luisa N. Epsteini faili igaks juhuks lahutan Rõivas, Pipi-Liis Siemann, Timo Suslov, Andres Sutt, Aivar Sõerd, Vilja Toomast, Uppuv laev 200, Juku-Kalle Raid, Marek Reinaas, Kalev Sõja, Sonja Stoitsesku, Igor Taro, Tarmo Tamm, Toomas Uibo, Kristiina Täitsa-Vätšmi Vähim. 40 saadikut hoidusid hääletamisest ja 11 saadikut puudusid. Samas oli puudujate seas ka saadikuid, keda tegelikult täna majas kohtasin, näiteks Toomas Kivimägi ja Liisa Pakosta. Koalitsioonist hääletasid eelnõu poolt vaid 2 saadikut, Heljo Pikhoff ja Helmen Kütt sotsidest. Miks on laste seksualiseerimine neile tegelastele niivõrd oluline? Miks on pedofiilia midagi nagu püha lehma, mida rahvas taunib, aga kuskil niimoodi päri tuuletatakse? Ja kui siin hiljaaegu üks Tartu vangla, avavangla elanik, kodanik, minu jaoks on see avavangla peale seda juhtumit kõlab nagu pansionaat, 64-aastane Nikolai Taranov ei tulnud õigeks ajaks tagasi, oli läinud väljasõidule ja siis ta leiti üles Jõhvist ja Gert Kingo Facebooki lehel oli selle kohta vastav info. Senini on räägitud, et avavanglas kannavad karistust kergemaid kuritegusid toime pannud isikud, nagu näiteks roolijoodikud, pisivargad või alimentide maksmisest kõrvalehoidjad, aga isik, keda on varem kriminaalkorras korduvalt karistatud, sealhulgas raskete isikuvastaste kuritegudest ja kannab juba 4. vangistust, ei tohiks mingil juhul kanda oma karistust lõdvendatud reeglitega kinnipidamiskohas. Seda olukorras, kus kohus on varasemalt tema kohta öelnud, et vangistuses läbitud tegevused ei ole isiku ohtlikkust vähendanud. Tal on tuvastatud alkoholisõltuvus ja seksuaalsuunitluse häire. See isik on süüdi tunnistatud laste vägistamises. Need on toime pandud 10 aasta jooksul. Vägistatute hulgas oli arusaamisvõimetu seas lapsi.
Ehk lapsed, kes ei saa aru, kes ei saa ennast väljendada, mis nendega on tehtud. Selline retsidivist. Avavanglas pakume neile peavarju. Hotelliteenusena kõlab see asi. Sa oled mingi jube rets. No, menetleme su ära ja palun sinna nööma ja süüa. Tahad kuskile minna? Jaa, muidugi. Lisaks valmistas ta kannatanuid kaasates mitme aasta vältel lapspornograafilisi teoseid ning hoidis talle kuuluvates seadmetes suures koguses lapspornograafilisi pildi- ja videofaile. 2 aastat tagasi arvas ringkonna kohus, et kuriteo toimepanemise asjaolud annavad aluse karta, et ta võib taolisi tegusid korrata edaspidigi. Ja vaatamata sellele otsustavad spetsialistid, prokurör, vanglajuht, kohus selle isiku avavanglasse leebemate reeglitega keskkonda paigutada. No tänan liberaalne seltskond, et hoolite laste vägistajast. Nagu näha, on teil prioriteedid paigas. Nüüd toome aga Rootsist retse juurde, näitame oma suurt hoolivust ja laseme siin üldse vabadusse. Ja siin on ka selitus, avavangla on väljaspool vangla piire, asuv vangla osa, kust kinnipeetavad käivad kokku lepitud aegadel ja kohtades iseseisvalt tööl õppimas ning lühiajalisel väljasõidul ja peavad ette nähtud kellaks tagasi pöörduma. Meenub tujuriku ja sketš, kus pedofiil tuli lasteaeda ja siis ta ütles, et mulle meeldib vabal ajal lapsi vägistada, aga ainult vabal ajal, siis on hästi. Ja siis öeldakse, et kohe tööle ja kohe avaneski vaba hetki, siis lihtsalt vaadatakse, noogutatakse ja mis asi see on? Mis asi see on? Ja kas see on mingi juhuslik leebus? Või on see selline sihilik? Me peame karistama, aga samas pedofiilid teevad tänuväärset asja meie ühiskonnaga. Nad lõhuvad peale kasvavaid inimesi, et olekski selline kuidagi kergemini juhitav see inimkooslus. Lõhutud inimesed ja minu jaoks see, mis toimub pedofiilia rindel ja laste mitte kaitsmise rindel. Mina ütlen, et see on sõda. Sellega hävitatakse meie peale kasvu siin, kui hiljaaegu üks naisterahvast tõi välja, et kahjuks ei mäleta nime. Kas te saate aru, et lapsi ei pruugi sündida ka sellepärast, et on nii palju väärkoheldud inimesi, kes enda lapsepõlvest on selle trauma kaasa võtnud ja kellel puudubki see tervis, vaimne tervis, et üldse perekonda luua, üldse kedagi usaldada oma kehaga. Aga jah, mina ütlen, et see on üks viis sõda pidada. Ja mida see sõda, see kuidas meil need käiakse anname au see sinilille värk on ja see sinimustvalge seal lilleke rinnas on ja palgasõdurid, inimesed, kes ei ole seisnud Eestimaa eest, me peaks neile au andma, mille eest, kui Julian Assange sellest pandi kinni, et ta paljastas neid asju, mida teevad need põõrriikide sõdurid, kes lähevad siis demokraatiat ja rahu viima, rahuvalvajad. Ja siin oli hiljaaegu üks uudis. ERR 21. aprill. Briti eriväelased lahkuvad inimõiguslaste uurimiste tõttu teenistusest. Ei pane kellukesi helisema või? Ajalehte Telegraph kirjutab, et Briti armee eriüksus SAS sõdurid lahkuvad inimõiguslaste uurimiste tõttu teenistusest. Allikate teatel ei ole sõdurid rahul Afganistani ja Süüriaga seotud sõjaliste operatsioonide uurimisega. 3 korda võite arvata, miks. Julian Assange on tegelikult paljastanud, miks, mida seal toime pandi. Süütute inimeste, tsiviilelanike, laste grupiviisilised vägistamised, lõbu pärast inimeste tapmised, need kaadrid, kuidas lihtsalt lennuki pealt tulistati inimesi, kes liikusid ringi tänavatel. The Telegraphi teatel on enneaegse teenistusest vabastamise avalduse esitanud mitu sõdurit. Leht ei avalda julgeoleku kaalutlustel täpset arvu. Mitme SAS-i allika teatel on kaotused olnud märkimisväärsed ning seda on kirjeldatud kui ohtu riigi julgeolekule. Tõeliselt suured kaotused on ju. Aga miks need inimesed tegelikult lahkuvad teenistusest? Mis pättused, kuriteod on nende hingel? Lahkumiste peamiseks põhjuseks peetakse rahulolematust Afganistani ja Süüriaga seotud sõjakuritegude uurimistega, mida mõned allikad on nimetanud nõiajahiks. Aga jah, tsiviilelanikel, et neid lugu pärast tappa, kuidas seda nimetada. Samuti on pingeid suurendanud Põhja-Iirimaa operatsioonidel teeninud SAS-i veteranide kohtlemine ning nende vastu esitatud süüdistused. Väidetavalt on SAS-i ridadest lahkunud mitu veeblit, kes on erivägede kogenumad sõdurid ja moodustavad üksuse selgroo. Võitlusvaim on praegu kehv, ütles üks asjaga kursis olev inimene ajalehele The Telegraph. The Telegraph kinnitab, et kogenud sõdurite lahkumine on suur hoop kuulsale erivägede üksusele. Umbes 242 eriüksuslast, sealhulgas 120 tegevteenistuses olevat, on sattunud inimõiguslastega seotud juristide uurimise ja surve alla. Need uurimised on seotud Afganistani, Põhja-Iirimaa ja Süüria operatsioonidega.
sassi endine seersant George Sim ütles, et selliseid seadusi nagu Euroopa Inimõiguste konventsioon kohaldatakse sõjapiirkonnas. Kui sõdur oma relvast laseb, koputatakse peaaegu kindlasti ühel päeval tema uksele. See tundub nagu reetmine. Nüüd peame EIK tõttu, see on siis Euroopa Inimõiguste konventsioon, lühend EIK, tõttu arvestama terroristide eludega. Need on need tüübid, kes meid tulistavad. Me kõik oleme tapnud massimõrvareid ja need juristid ütlevad, et oleks pidanud tegema seda ja teist, ütles Sim. Nii. Aga kas võib olla asi selles, et te lähtute nagu Iisrael seda teeb terroriste tappes ja massimõrvareid, et ka naisi võib tappa, sest nemad ju sünnitavad neid uusi terroriste ja ka lapsi võib tappa, sest nemad on potentsiaalselt tulevased terroristid ja massimõrvareid. Sest see, mida on toime pandud, no kas või see näide, kuidas Tallinnas Briti sõdur proovis 8 aastast tüdrukut ära vägistada, see ei ole enam see, et sa ei taju piire, vaid see on pedofiilia. Ja see samune Erika Körgi heategevus, mis nad olid Romanian Angels. Ja samal ajal käis lastega kauplemine ja militaar oli seotud. No muidugi siis tuleb ära põgeneda, sest kui sa oled mingi operatsiooni käigus teinud seda, mida pead tegema, mida sul karta on, mida sul põgeneda on, pigem on see, et need sigadused, julmused tulevad päevavalgule, siis on mõistlik lehku panna ja öelda, et niimoodi ei saa ja me ei saa muidu terroriste ja massimõrvareid tappa, kui te ei lase. Ja üleüldse see selline meelsus, et sa oled nii sadist, et sa arvad, et kedagi ära tappa ja see on lahendus. Ma ei tea. Minu jaoks see on kuskilt maalt on inimkond ikka väga-väga kreenis omadega ja öelda, et aga sealt maalt tulevad need retsid, on ju. Aga need retsid ei ole seal iseenesest retsid. Need samused, kes juhivad meil siin neid protsesse, juhivad ka seda, kuidas neid seal, kuidas nende meelsus kujundatakse, kuidas neid suunatakse sõjakusele, kuidas kõik see narkootikumidega manipuleerimine ja nii edasi. Nii, Õhtuleht 16. aprill. Vägev! Desiree Mumm alustab vabatahtlikuna Eesti NATO ühingus. Soovin panustada Eesti julgeoleku kaitsesse. Vägev! Ma ei saa aru, mis siin vägevat on. Ja just julgeolek vajabki kaitset. Ehk siis julgeolek ja kõik ärid, mida see sõna sisaldab. Riigikogus töötav Desiree Mumm panustab edaspidi vabatahtlikuna ka Eesti NATO ühingu julgeoleku ja kriisivalmiduse asejuhina. Minu eesmärgiks on läbi sisuliste ja praktiliste sammude panustada Eesti julgeoleku kaitsesse ja meie inimeste kriisivalmidusse, jagab ta sotsiaalmeedias. See NATO, see on üks räpane verine äri, aga kuskilt keegi otsustas, et teeb selle nunnuks ja seksikaks ja glamuurseks ja paneme siin 27-aastase, kes võib paista, et on mingi lihtsalt tšikk, aga tegelikult on väga haritud ja väga tark. Üks asi on käia läbi need haridusteekonnad, mis tänasel päeval kõrgharidus on üks masinavärk. Jah, kes seda haridust, kes teab, kes seda hariduse niiti tõmbab, keda sealt peale toodetakse. Ükskõik, mis hariduse, mis spetsialiteediga sa oled, kui sa ei hammusta seda süsteemi läbi ja kui sa ei saagi läbi hammustada, sest siis sa ei saaks enam olla see NATO ühingu julgeoleku ja kriisivalmiduse asejuht 27-aastaselt. See ei ole juhuslik. Ja siis rahvas vaatab, kui ilus, kui seksikas, ja siis ei tundugi need soolikate ja laivapildid ja raha eest inimeste äratapmised, Siis vaatad seda mummipilti ja mõtled, ei ole see asi nii kole midagi. See oli mingi NATO üritus, kus inimesed olid piltidel nii rõõmsad ja naeratavad ja ja ütled, kas te olete lollakad või? Millega te tegelete? Kas te sisulise poole peale üldse ei vaata ka, et oletegi lihtsalt oma paberite ja nutiseadmete taga ja arvutiekraanide taga, aga mida see organisatsioon päriselt teeb? Kui te oletegi selle ekraani taga, uurige välja, kust see NATO alguse sai. Mis on ta tegelik eesmärk? Aga isegi kui saad teada, siis ma peaks äkki mingi tavatöökoha peale minema, aga ma olen liiga glamuurne inimene, et teha tavatööd. Ma olen liiga haritud selle jaoks, ma pean olema keegi, olla keegi. Ekspress Delfi 22. aprill. Riigikaitse suur rahvasteränne. Kuidas Eesti tippametnike teed viivad raketitootjasse Frankenburg. Suur hulk tippametnike ja kaitseväelasi on viimastel aastatel läinud riigisektorist kaitsetööstusesse. Nende hulgas inimesed, kes alles hiljuti vähemal või suuremal määral otsustasid, millistele firmadele liiguvad miljonid eurod kaitseraha. Anette Mumm, tema teeb vabatahtlikuna. Suured poisid seal
vahetavad omavahel miljoneid, aga tema peab tapatakuna. Marika Niidumaa postitas. Eesti harufirma omanik on olnud uurimise all. Huvitav kirjeldus, kuidas riigiametist vaikselt kaitsetööstusse on mindud. Nordic Monitor kirjutab. Erdogani kaitsetöövõtja pääses puhtalt, kuna USA lõpetas ootamatult NATO korruptsiooni uurimise. Nii ja siis on 4. novembri artikkel. Autor Abdullah Puskurt, Stockholm. USA süüdistuse saanud Türgi kaitsetöövõtja ja endine sõjaväelane, kelle kiire tõus Türgi relvatööstuses tugines tihedatele sidemetele president Recep Tayyip Erdogani valitsusega, on pääsenud USA föderaalsetest altkäemaksusüüdistustest. Paljude vaatlejate hinnangul oli selle põhjuseks Ankara poliitiline lobi Washingtonis. Ja siin on pikk tekst sellest, kuidas tegelikult see on paljastatud, et see asi oli korruptiivne, aga see mätsiti kinni. Ja kokkuvõte on, et Terlemetsi juhtum illustreerib, kuidas poliitiline lähedus võib kaitsta isegi süüdistatavaid isikuid vastutuse eest. Tema teekond NATO ametnikust Erdogani meelseks relvamagnaadiks peegeldab Türgi laiemat militariseerumist ühe partei võimu all, kus riiklikud ressursid ja NATO lepingud suunatakse presidendi lähikonnaga seotud erasektorisse. Ja mis meil toimub? Erasektor. Väga kitsas ring, kes sellest kõigest võitseb. Ja kus see raha kõik kokku korjatakse, mille abil siis seda miljardeid sisaldavat äri jooksutatakse, elus hoitakse. No siin hiljaaeg oli ka 20. aprillil Hegsed telefonikõnest Pevkurile. USA paneb Eestile mõeldud laskemoona tarned pausile ja pausile paneb, aga ettemaksed, eks nad kuidagi seal omavahel lepivad kokku, et liiguks see raha nii nagu vaja. Ja ega lõpuks eesmärki oleks ja laskemoon ise ju. Eesmärk on see raha liigutamine. Ja kus see raha tuleb, mida liigutatakse, see on meie enda raha. Automaks näiteks. Ja see, mis toimub automaksuga, Triin Türk kirjutab 22. aprillil oma Facebooki lehel. Euroopa Komisjon kinnitas fakti, et Eesti riik eiras Euroopa Liidu direktiivi 2015-1535. Nõustuti, et Eesti valitsus surus maksu tõesti läbi ajal, mil protsess oli pooleli ja kehtis niinimetatud ooteperiood. Viitasin oma kirjas CIA Security kohtulahendile, mis kaitseb kodanike riigi omavoli eest. Kui reegleid pole järgitud, ei saa riik nõuda kodanikult ka selle täitmist. Fakt. Kuigi komisjon möönab, et otsus tehti enne lõplikku teksti esitamist, püüavad nad Eesti valitsust kaitsta, nimetades ränka eksimust kõigest tühiseks veaks. Tundub, et oleme siin tunnistajaks mingisugusele ringkaitsele. Valitsus eksib ja komisjon vaatab läbi sõrmede, lootes, et ma tavakodanikuna ei süvene detailidesse. Ilmselge katsemata direktiivi eiramine ümmarguse ametkondliku teksti alla nagu ikka. Nad pesevad oma käed puhtaks, andes mulle vastuse, mis on piisavalt segane, kui nad pole arvestanud, et olen mootorsõiduki maksupulkadeni lahti võtnud. Kui maksu aluseks on auto tehnilised näitajad, CO2, mass, võimsus, siis on see tehniline eeskiri. Kui eeskirja kehtestamisel rikuti direktiivi 2015/1535, siis on see ebaseaduslik. Hoolimata komisjoni ametniku arvamusest, kes üritab olukorda siluda, jäävad faktid faktideks. Euroopa kohus on seadnud reeglid, mida ükski bürokraat oma suva järgi tühistada ei saa. Punkt. Panen täiskäigul edasi, Triin. Jõudu ja jaksu ja tervist sulle, Triin. Väga tänuväärne maadlemine. Ja me peamegi olema kogu aeg kaitsepositsioonil. Me ei saa võtta neid juhte ja liidreid, direktoreid, presidente kellegi parematest paremana. Sinna ei lastagi tarkasid. Sinna lastakski sindreid. Põllumajandus- ja Toiduamet hoiatab. Euroopa on beebitoitudest tuvastanud rotimürki. Esialgsetel andmetel polnud tegemist tootmisveaga, vaid toodet oli tahtlikult rikutud ilmselt jaekaubanduse tasandil. Eesti Põllumajandus- ja Toiduamet soovitab tarbijatele enne mis tahes toote tarbimist kontrollida toodete pakendit ja korki, et veenduda toote ohutuses. Beebitoitudest rotimürki on tuvastatud mitmes Euroopa riigis ning Eesti tarbijad peaksid olema tähelepanelikud ning veenduma, mis tahes toodete pakendit peaks rikutud. Absurdne, rotimürk. Kes sellist asja teeks? Aga seda, et beebitoidutootjad ongi tegelikult sindra asja teinud. Nestle ajalugu, suur korporatsioon. See beebitoitude ajalugu on ikka väga verine ja mitte kogemata või et keegi vahepeal tarneahelas tegi pättust. See oligi eesmärgipärane ja
ma ei hakanud neid numbreid välja otsima ja seda täpselt ajalugu, sest kunagi ma seda lugesin, ma lihtsalt nutsin. Tapeti ära suurtes hulkades väga palju arengumaade lapsi. Emadele öeldi, et rinnapiimast lapsi ei saa kõhtu täis, et antagu neid segusid ja lapsed surid. Ja see kõik käib headuse tähe all. Nii hea. Nemad teevad täpselt, mis on meile hea. Nii nagu meil Joller teab väga hästi, mis on meile hea. 19. aprillil ERR Joller esitleb lähiajal ettepanekut tervishoiu lisaraha leidmiseks. Ja siis siin käidi välja, et lihtsalt tuleb hakata näiteks 15-eurone igakuine kindlustusmakse miljonilt inimeselt, tooks lisaraha ligi 180 miljonit. Riik siis tasuks puuetega ja madalapalgaliste lisakindlustuse eest. Tänases Eestis palju meil neid madalapalgalisi tegelikult juba on või täiesti vaesuses inimesi. Aga meie maksaksime nüüd veel juurde, andke andeks, aga mina kasutan seda tervishoiusüsteemi minimaalselt. Minu raha läheb juba niigi nende katteks, kes on jäänud uskuma seda allopaatilise meditsiini juttu, kus sümptomid maha, sul kadusid sümptomid ära, kui terve sa oled. Aga see, millest keha päriselt rääkis, ei, sa tuled varsti selle asjaga jälle tagasi, sest see haigus lööb mingil muul moel välja. Õigemini see selline keha häiritus. Ja miks mina pean maksma kinni selle, et teised jäävad seda rumalust uskuma, seda meditsiini äri. Hea näide. Kui palju maksab haiglas sünnitus? Me oleme ise sünnitused kinni maksnud. Ma ei tea, miks mina maksin ise, aga see ei ole oluline. Miks mina peaks siis maksma meeletuid summasid, et need, kes on siis seal selles vaimse tervise konksu otsa saanud, kellele meeletutest kogustest kirjutatakse need narkootikume välja, miks ma peaks selle kinni maksma? Kes tahab seda uskuda, kes ei taha ise oma tervisest vastutust võtta, ma ei tea. Äkki siis peakski nii olema, et ongi meil tasuline, aga maksud on minimaalsed siis. Sest et praegu, kus see süsteem on selline uss, mis ise ennast sabast sööb, ei ole enam see meditsiini, nagu on see logo neil, aga nüüd on uss, kes ise ennast sabast sööb ja siis ootab, et rahvast teda muudkui pikemaks maksaks, et ta kauem kesta saaks. Ma ei tea, Tervisekassa eelarve on tänavu 2,6 miljardit ja kui lisaraha ei leita, siis on headel aegadel kogutud reserv hiljemalt 2030. aastaks otsas. Ja Meeme Luks 19. aprillil kirjutas oma Facebooki lehel lahenduse. Ta jagas avalikult, mis see lahendus oleks. Ja ta ei ole lihtsalt mingi suvaline eestlane, vaid ta on arst. Ja ma soovitan teile vaadata, tal on täiesti selline sari, Eesti tervishoiu ravi, selline postituste sari oma lehel. Ma ei hakka seda teile ette lugema, siin on väga palju olulist informatsiooni. Vaadake ise järgi, Meeme Luks Facebooki lehelt. Ja niimoodi me siis siin Eestis elame. Jälgi see on väga hädeldav ja kus ma ütlen. Jah, saine saade, kus ma ütlen, kui halvasti asja omava, aga ma tulen tagasi alguse mõttema, ollaki äkki. Ja püvame siis ta on hädameren ollaki äkki, kes mõistnätaka tuud, mis on hää. Ja kui ma omi saatin tuu välja kõkke tuud, mille suhtel me piäti olema väega valvsa silma lahti hoidma egapäevatselt, tuu ongi mu töö, vabahuse helü, sest nii päevaolu meedian oli määnestki vabahust, ammugi vabahuse helü. Ja ta saataga ma tuud teieni nii palju, kui ma saa tuua. Tähendast saadet ma tahtsin ette pikendalt, aga kuna Georg eest tahan magama minna ja mu muu ülesande tuleva juba pääle, sest ma mitu tunni jaluti ja sest lõpus jäi kõnneda pool tunni, et teile kinkida saada. Ja kui teile meeldus, nii tädi Kullete Nõmme raadiost, siis ma palle X tukad näid tegemiisi. Ja ma loodan, et esikida poole tunni peale löüdseti näensitki mõttit, millega saati oma elu kippen paremast võtta. Näensitki asju näete nagu näete asju
suurempa pildina, et jah, ta asi on halvasti, näetuses, et tervishoiust kaos nii palju raha ära. Lahendus võinudki olla tuu, et me võtame vastutus oma tervise eest ja tegeleme ennetamisega, et me ei jääsi haiges. Ja Ildaigu ma jagasi ütte dokumentaali, kus kõneldi homeopaatiast ja ma esitelise ka hindale mitu karpi neid tsukruterekõisi. ja või ütelda, et ta on mõne juhuu asi ja mille on siis Euroopa nii palju neid juhuu apteeke, kui ta on juhuu asi. Ja ma tunnistan päris ausalt, et ma olen viimatse sünnitamise omaga mul olnud homeopaatia abiga. Mä ensetki tõisi asju oli kasutanud, mä ensetki valu vaigist, mitte midagi. Õnne homeopaatia, mis iganes asja omava siis hädad ennu või säänest välist lisaappi vajanu. Ja märkame siis võimaluisi kogu ta ulli jao keskel ja märkame ka tuud, mida kõikku hääd, ta sääne rassevõitu ja valskust ja, kus ma ütlen, essutamisi täis haig. Ta pand meid üles äranema märkama ka siis, kui midagi antas meile nagu väga hään pakendina, kõik on väga illus ja kergem uskuma jäia. Aga valimases esihindases ta tõedi ja ega kummoki õdak küsimesi hinda käest, kas miski häir meid, mis ta on, mis me saa tetä, et kõrda tetä ja kui masi, mis olemi võimus on, siis sõlmi rahu. Aituma kullamast ja järgmise kõrrani!